Meie riigikeel on eesti keel. Samal ajal peavad Eestit oma koduks ka need, kes riigikeeles rääkida ei oska. Ja sageli lihtsalt ei tahagi. Tõsi, see ei tundu ehk suure probleemina, kui me sellega argipäevas kokku ei puutu. Meid teenindatakse eesti keeles nii pangas, postkontoris kui ka haiglas, sest nii peabki olema. Sama mõtleb aga osa elanikkonnast, ka näiteks vene keele kohta. Eesti alustavad arstid ja õed on millenniumi noored ega oska vene keelt. Nad on püüdnud end juba pikemalt kuuldavaks teha, öeldes, et keelebarjäär seab ohtu ravi kvaliteedi. Kelle asi on end lõpuks arusaadavaks teha, kas arsti või patsiendi? Probleemi tuuma avab meie loo peategelane, arstitudengite seltsi liige Anette Remmelg. Meil on Eestis väga suur hulk vene keelena emakeelt rääkivaid inimesi ja nendest 50% ei räägi mitte ühtegi muud keelt kui vene keelt ja nemad tahavad ka ravi saada. Kevadel lahvatas skandaal Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna ümber, kus arst olevat keeldunud patsiendiga vene keeles rääkimast, sest viimane elanud siin kogu oma elu. Ma saan täiesti aru, kust see lause tuli. Tegelikult on tal õigus, ta ei ole kohustatud temaga vene keeles rääkima. Ta lihtsalt ei või teda ära saata. Prantsusmaal tehakse nii, et kui inimene ei räägi prantsuse keelt, siis nad käsitlevad teda kui koomas või teadvusetut inimest, ehk nad teevad lihtsalt läbivaatuse ja ei räägi. Ma saan aru, kus see mõte võib tulla valve lõpus. Arstiteadusüliõpilaste selts korraldas tervishoiutöötajate seas küsitluse ja sellest tuli välja, et 33% Eesti arstidest vajab vene keele tõlkega abi. Tallinnas ei oska vene keelt 31% ja Tartus suisa 46% tervishoiutöötajatest. Jutt käib seega vähemalt kolmandikust arstidest, kes ei saa venekeelsest patsiendist aru. Vene keelt ei räägi ka õendusüliõpilaste seltsingu juht Romet Matsiselts. Ühelt praktikalt võin tuua täitsa sellise näite, kus läksingi palatisse sisse, ütlesin tere. Patsient vastas mulle selle peale strasvut ja mina vabandasin, ütlesin, et mina kahjuks sellisel tasemel vene keelt ei räägi, et ma teiega täie vestluse võiksin vene keeles pidada. Aga kui teile sobib see, siis me proovime hakkama saada. Kahjuks patsient mulle nii palju vastu ei tulnud. Ja ma ütlen tere, nad vastavad mulle strasvitse. Ma ütlen, et vabandust, mina väga hästi vene keelt ei räägi. Ja selle peale nad ütlevad, mõned, kes vaatavad lihtsalt selliste suurte silmadega vastu, ütlevad, et sa saad juba mõttest aru, et nad ei soovigi ja neil ei ole absoluutselt mingisugust motivatsiooni. Mõned vabandavad väga ilustasti, kas vene keeles või eesti keeles ütlevad, et vabandust, et mul ei tule välja. Selle peale mina vastan enamasti, et proovime. See tuleb tegelikult välja, et nad oskavad küll. Nad lihtsalt on harjunud, et tervishoiutöötajad oskavad väga hästi vene keelt, aga nad on unustanud ära, et mina olen sündinud aastal 2000, mitte vene ajal. Kui sul ongi mingisugused haiglad, kus nii personal või siis ümbritsev populatsioon on rohkem venekeelne ja sa vene keelt ei oska, siis sa vaatad selle haigla poole ja oled nagu okei, äkki ma mõtlen millegi muu peale. Olgu tegu siis sõjapõgenike või kohalike venekeelsetega. Piirkonniti on pilt väga erinev. Ka Eesti suurimad haiglad ise räägivad venekeelsetest patsientidest erineval toonil. Kui Tartu Ülikooli kliinikum venekeelseid patsiente näiteks turistidest isegi ei eristaks, Tartus on rohkem eestikeelset patsientuuri. On Põhja-Eesti Regionaalhaiglas nii patsiente, kuid ka tagasisidet selle võrra rohkem. Kas meditsiinipersonali ei ole sellepärast lahkunud, et nad näiteks ei tule piirkondlikult toime Põhja-Eesti Regionaalhaiglas selle vene keele rohkusega? Ei ole selliseid andmeid. Ja me ei ole ka nagu väga peenelt ju seda tegelikult uurinud. Aga milline on patsientide enda kogemus? Küsime seda venekeelsetelt Tallinna elanikelt. Kas teil on olnud sellega probleeme, et meditsiiniasutuses ei saada teist aru, sellepärast et ei räägita vene keelt? Я недавно столкнулась с таким. Со мной доктор УЗИ делали. Говорит на эстонском. Я говорю, я не понимаю. Он по-русски мне отвечает. А я тоже не понимаю на русском языке. Я говорю, ну ладно, делайте. Потом говорю, я у семейного спрошу. Нет, не было. Я не знаю, я с этим не сталкивалась. Я 10 лет хожу уже в Сильмаарст. Не было проблем никогда. Что вы делаете, если врач не говорит? Врач всегда говорит. Aga Eesti noored arstid ja õed ei oska ega ametlikult peakski vene keelt oskama, kuid ometi leidub patsienti, kes seda eeldavad või suisa nõuavad. Mida nad sellisel juhul teevad?
ehk siis lõppkokkuvõttes ma ikkagi pidin kutsuma endale vanema kolleegi appi, kes mind selle keeleküsimusega justkui aitaks ja oleks seal tõlk vahepeal. Et lisaks arstidele on ju osakonnas õed, abilised, et kindlasti leitakse keegi kolleeg. Kui sa lähed kellelegi appi, siis enamasti on sinu enda töö arvelt teatud määral ja kuna meil õdedest nii või naa on puudus, siis alati ei ole võimalik seda lubada, et sa saad kellelegi appi minna. Kas see tähendab seda, et peabki töötama eeldusel, et keegi, kes räägib vene keelt, on ka tööl? Ma arvan, et kliinikumis tegelikult seda eeldust vaja ei ole, sest nagu ma ütlesin, meil suurem osa patsiente on eestikeelsed. Siis mingitel juhtudel me võime ka öelda, et täna jääbki see teenus osutamata. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kevadine keeleskandaal vallandas ühiskonnas laia arvamuste laviini. Sõna võtsid ka minister Karmen Joller, õiguskantsler Ülle Madise ja ka eurosaadik Yana Toom. Õiguskantsler on öelnud kokkuvõtvalt, et tervishoiutöötaja peab tegutsema oma võimaluste ja pädevuse piires. Minister Karmen Joller on jällegi välja toonud, et kui arst räägibki patsiendiga võõrkeeles, siis seda tuleks võtta eeskätt kui arsti vastutulelikkust. Eurosaadik Yana Toom jällegi kujutab Eesti erakorralise meditsiini osakondi ette koos tõlgiga ja tõlgi leidmine peaks olema tema hinnangul juba riigi probleem. Õiguskantsleri sõnade järgi on see vastutus patsiendil. Erakorralises meditsiinis on aga erand, see tähendab seda, et ükski tervishoiutöötaja ei tohi keelduda abi andmisest ühelegi patsiendile, aga ta ei pea tegema seda tema enda keelest. Venekeelsed elanikud lähevad arsti juurde enesekindlalt eeldusel, et nendega räägitakse vene keeles. Asi on aga selles, et noored arstid ja õed vene keelt nii hästi enam ei valda. Miks ei õpeta Tartu Ülikool kohustuslikus korras oma tudengitele vene keelt? Kas see võiks lähiajal ehk muutuda? Ühelt poolt võiks nüüd ühiskond vaadata ju kooli poole, et miks siis ei õpetata seda vene keelt nui 4 kohustuslikus korras? Arstiõppe on eestikeelne ja kohustus on osata kõikidel arstitudengitel eesti keelt. Nüüd ülikool ise omalt poolt teeb tõepoolest võimalikuks selle, et oleks võimalik õppida vene keelt ja neid on väga palju erinevaid kursuseid. Kui populaarsed on vene keele valikained? Oma arstiõpingute alguses oli see palju populaarsem, ma ütleks. Mida aasta edasi, seda rohkem ma nägin oma ümber tudengeid, kes ütlesid, et ei, mina põhimõtte pärast ei õpi seda vene keelt, see ei ole minu kohustus ja mina seda ei tee. Ja ka mina pole rohkem neid meditsiinilisi vene keele aineid võtnud. Aga see ei saagi kohustuslikuks olema, sest et meil ei ole kohustust osutada arstiabi vene keeles. Kas me räägime võib-olla sellisest inimlikust trotsist natukene ka, vaadates, mis maailmas toimub, et ei tahagi õppida vene keelt? Võimalik. Ma arvan, et see trots tekib ka tihtipeale siis, kui minna sinna meditsiini või tervishoidu tööle ja kui sa astud sinna palatisse sisse ja sinu tere peale vastatakse Strastvõite ja vaadatakse sellise näoga, et mis mõttes sa ei räägi minuga vene keelt. Vabandust, minul ei ole absoluutselt mingisugust kohustust ega vene keelt rääkida. Meie õpe on eesti keeles ja inglise keeles, aga seal ei ole vene keelt sisseastumiskatsetel mitte midagi kordagi mainitud. Ja mina räägin siin vene keelt puhtalt hea südamlikkusest ja sellest, et ma tahan, et teie ravitulemused oleksid võimalikud head. Täna võib-olla võtab motivatsiooni vähemaks see, et justkui me eeldame, et arstiüliõpilane peaks oskama vene keelt, aga see ei ole kohustuslik. Eesti arstitudengid mõlgutavad sageli mõtteid ka Soomes töötamise üle. Paljud sinna lähevad, mõned tulevad sealt ka tagasi. Üheks neist on psühhiaatria resident Priit Välja. Mina isiklikult olen töötanud Soomes ja Soomes on tõlgi leidmine patsiendi vastutus olnud, aga see on ka riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt toetatud ja nad tulevad vastuvõtule juba oma tõlgiga ja arst sellisel juhul ei pea midagi muretsema. Ja täitsa tulevadki, see ei ole lihtsalt formaalsus kuskil paberil? Jah, tulevadki. Meie ei saa ju eraldi raha riigilt või Tervisekassat selle eest, et näiteks tõlke palgata või isegi selle IT-arenduse jaoks, et see tuleb leida nagu teiste teenuste kõrvalt. Ja siiani ei ole ju tegelikult mitte üheski asutuses töötavad head tõlkelahendust. Et mujal riikides on see täiesti normaalsus ja see on baasvajadus, aga Eestis seda ei ole. Ehk Eestis on see seni hall ja reguleerimata ala. Kevadel tegi Põhja-Eesti Regionaalhaigla esimese selgema sammu ja ütles avalikus pöördumises välja, et nende töökeeleks on eesti keel
ja muukeelsed patsiendid on vastuvõtule oodatud oma tõlgiga. Inimesel, kellel on siis mingi keelebarjäär, on aina sagedamini kaasas siis lähedane, kas pereliige või sõber, kes siis seda tõlget toetab. Et me tõesti näeme, et patsiendid võtavad rohkem vastutust ise ka. Ja siin me ei räägi ainult inimestest, kes on vene emakeelega ja ei räägi eesti keelt, vaid ka inimestest, kes on siis näiteks mõne muu keele rääkijad ja vajavad tõlget siis mõnest muust keelest. Päriselus inimliku poole pealt me ei saa kogu aeg ka reegleid järgida. Üldiselt on nii, et kui ikkagi keelt ei oska, siis on väga raske abi osutuda. Seetõttu juhis, mis me anname, on see, et kasutage ikkagi tõlketeenuse abi, kui see võimalik on, või siis ka tõlkemootoreid, ChatGPT või siis ka Google abi, eks ju, mis iseenesest on ka kasutusel juba täna. Ka noored arstid kinnitavad, et telefoni ja tõlkelahendusi tõesti kasutatakse, kuid psühhiaatrias töötava Priidu sõnul on siin siiski üks aga. Kui ma tean kiirabi poolt infot, võib-olla politsei poolt infot või lähedaste käest, siis ma olen kasutanud ka, et ma lasen Google Translate'il küsimused küsida, aga ma tunnen, et juriidiliselt ma ei saa sinna patsiendi infot panna, ehk vastusest ma pean ikkagi ise aru saama. Ka Põhja-Eesti Regionaalhaigla nendib, et tõlkerakendusi päris nii lihtsalt kasutada ei saa. Seetõttu töötavad nemad nüüd välja oma enda IT-lahendust. Et võib-olla, kui me järgmine kord teiega räägime mingi aja pärast, me saame öelda, et me juba pakume ka kabinettides sellist haiglaseadmetes robottõlke võimalust. Aga seda, mida teeb Põhja-Eesti Regionaalhaigla, ei pea ju teised haiglad tegema, sest kindlaid reegleid Eestis ei ole. Mina tunnen, et see probleem on praegu minu valdkonnas aru saada, kas laiemalt ühiskonnas, seda vastust ma praegu ei tea. Ma arvan, et ma julgen terve seltsi eest rääkida, et me ei tunne, et meie taga oleksid väga need haiglad ja õppeasutused. Pigem ikkagi eeldatakse meilt, et me räägime ja õpime vene keelt. Haiglatel ei ole praegu seda kohustust tegelikult tagada otseselt mingi tõlkelahendus. Aga see oleks tore, kui nad seda teeksid. See toetaks töötajaid. Et selline õigusselgus oleks vajalik. See on see, mis takistab heal tasemel arstiabi osutamist. Et ongi vajalik ära lahendada, et kelle vastutusvaldkond see on, et kas peab tegelikult tervishoiuteenuse osutaja ehk et siis haigla või perearstikeskus maksma näiteks kinni tõlketeenuse osutamise tõlgi olemasolu. Tõenäoliselt optimaalsem oleks leida mõni tõlkelahendus, mis ei kasutaks inimest. Nii ongi noored võtnud ohjad enda kätte ja loodavad Eestisse tuua rootslaste loodud tõlkeabiks mõeldud telefonirakenduse. Täpsemalt nad sellest rääkima ei kipu, sest lahtiseid otsi on veel üksjagu. Kuniks telefonirakendus ei ole veel Eestis kohal ja laialt seda kasutada ei saa, kuidas saadakse hakkama venekeelsete patsientide ravimisega? Aga eks see tegelikult ongi reaalsus. Ma pursin vene keelt ja loodan parimat. Seega seniks, kuni suurt hüpet tehnoloogias ei tule, pusivadki paljud noored arstid ja õed vene keelt omasoodu edasi. See suur mure on aastaid jäänud tähelepanuta ja peletab edukalt meditsiinitudengeid mõnestki Eesti piirkonnast eemale. Kelle asi see siis lõpuks on? Või kas see ongi üldse kellegi asi?